Siia kaamerasse vaata nii. Kaamerasse, siis vaatad inimestele silma. Jah. Tere, minu nimi on Mari-Liis Segasaar ja mina asun Sooma mõttekojas. Mina küsisin küsimuse, kuidas saab ennast kaitsta küberkiusamise eest. Meie saame teha nii, kui vanemad peavad selgitama lastele internetis suhtlemise põhimõtteid ja ohtusid, teadvustama lastele, et põhimõtteliselt on virtuaalmaailm ja päriselu sama. Õpetajatel peaks olema kasutaja kontot suhtlusportaalides, kus käed õpilased, et nad saaksid teada, mida õpilased teevad internetis. Võõrastele ei tohiks kindlasti anda enda isiklikku infot ega hakata nendega suhtlema. Igal juhul, kui nad hakkavad teid ähvardama või ei jaga sellist infot kas õpetaja või sõbra või vanematega. Lapse vanemad suunad oma lapse elu selliselt, et internet ei oleks tema jaoks eluliselt tähtis suhtluskeskkond, vaid eelkõige enese harimise ja info otsimise ja vahetamise keskkond. Kui tundub, et kedagi ahistatakse või kiusatakse, siis tuleks sellest kindlasti teavitada kas oma või tema vanemaid või õpetajat. Riik peaks tegema internetis käitumise kampaaniaid. Arvuti ostuga peab kaasas olema internetis käitumise reeglitega ja ohtudega. Tuleks luua koolitusprogrammid lastevanematele interneti kasutamise ja ohtude kohta. Arvuti õpetus peaks algama 1. klassist, sest nii oskavad nad juba varaselt ennast kaitsta. Suhtlusportaalidesse panna profiili juurde info mitme kasutaja poolt, on see kasutaja blokeeritud ja miks. Mina ise saan ennast kaitsta, kui ma ei jaga teistele enda isiklikku infot ja olen internetis ettevaatlik, ei suhtle võõrast inimestega, keda ma ei tea. Aitäh!